Hommikused tegevused, vahetame natuke kohalikke kupüüre. Täitsa kihvt. Kellegi vorsti ei ole, hakkan grillima. Soe. Kaugemalt tundus, et mingi ilusam koht, et tuleme vaatame, et tuleks võib-olla ujuma, aga noh, lähemale tulles jälle mingi prügimägi. See räpasus on lihtsalt jõhker. Aknast kogu aeg pudelid lendavad kohalikel välja ja igale poole loobitakse prügi ja vedeleb ja täiesti õudne. Väga kihvti värvi hobune, hästi hõbedane. See, et neil niimoodi jalad seotud on, see on see täitsa tavaline traditsioon siin, et nad liiga kaugel konduma jääks. Lauastel on pudelites koos täis. Riikides, kus on eeslid, on alati tore reisida. Parkisime kellelegi hoovi. Siin mingi heinategu paistab, aga autodega edasi ei saa. Me lähme üritame ühte waterfalli leida. Äge tee on ju? On. Me nägime madu. Madu või? Madu. Ja meetrine siuke. Nice. Inimesed elavad täiesti uskumatutes kohtades mägedes. Ma ei tea, mis need siin kinni hoiab, juus ei ole kuskile minna. Oi kurjam, siin on väga ilus. Mägedes on mega ilus. Emotsioon. Rada oli suht kergem. Ma praegu käisin seal mäe otsas, sealt tuli veidi alla, eks ju, vapasin maa üle. See ei ole igi midagi, see on kõik puhas vesi, allika vesi. Länkariga mingi jama, 4 vedu ei tule välja ja ei vaheta enam käiki üles, mingid avariiris on masin. Teagi, mis saab. Katse 1, võtame akuklemmi maha ja proovime nii-öelda aju ära nullida. Paistab, et meie trikk töötas ja paneme edasi. Oleme Aserbaidžaani ja Iraani piirilinnas. Meie selja taha jääbki juba piiripunkt, sinna lähedale meid ei lastud. Tegime siin hilise lõuna või varajase õhtusöögi. Asereid elab tegelikult Iraanis rohkem kui Aserbaidžaanis endas, et kui neid elab Aserbaidžaanis mingi 8 miljonit, siis seal Iraanis elab neid 15 või rohkem. Lähme Kaspias ujuma. Põhiliselt sellepärast, et ei ole kunagi varem Kaspias ujunud. Miilitsad tulid ikka ütlesid, et ujuda ei tohi. Ei saanudki aru, miks. Aga me jõudsime muidugi ära ujuda.